Kuna ma viimati joonistasin helikopterile plahvatuse kostüümi, siis see viimane kostüüm tekkis ka siia. Klõpsame rohelist lippu ja vaatame. Tegelikult mängu alguses peaks helikopteril olema helikopteri kostüüm. Valime välimuse alt, võta kostüüm, helikopter ja katsetame uuesti. Millal tuleb plahvatuse kostüüm? Plahvatuse kostüüm peab tulema siis, kui helikopter puudutab seda halli värvi ehk põrkab vastu mäge. Valime juhtimise käsu kui. Andurite käsu puudutab värvi ja klõpsame siia ja nüüd klõpsame selle halli värvi peal. Kui puudutab halli värvi, siis välimuse käsk, võta kostüüm, plahvatus. Katsetame uuesti. Tundub, et midagi on valesti. Ahaa! Praegu helikopter alustab keskelt ja kohe korraga puudutabki halli värvi, et seetõttu siis korraga võetakse plahvatuse kostüüm. Proovime uuesti. Jah. Helikopter peaks mängu alguses olema väiksem ja peaks alustama siis selle koha pealt. Helikopteri suurust saame muuta, kui võtame välimuse käsu, võta suuruseks ja teeme helikopteri näiteks poole väiksemaks. Katsetame nüüd. Nii näeme helikopterit. Ja nüüd plahvatas. Aga helikopter alustas siit keskelt liikumist. Helikopter võiks alustada liikumist umbes selle koha pealt. Ja vaatame nüüd hiire koordinaate, kui ma panen hiire kursori siia. -229, -8 ja kirjutan siia. -229, -8. Siin tekkis viga. Ja katsetame uuesti, kas helikopter läheb mängu alguses sellesse kohta. Läheb küll. Ja plahvatas. Ja nüüd peaks proovima helikopterit juhtida ka. Klõpsan rohelist lippu ja nool üles klahviga. Juhin helikopteri läbi tunneli. Väga hea.